Nii nagu on inimesel, ettevõttel, ühiskonnal tervikuna oma energeetika, nii täpselt võib öelda ka, et on kinnisvaral. Meie juurde on pöördunud päris palju kliente, kes on soovinud oma kinnisvara, ütleme siis korterit või elukohta ka analüüsida. Ja mis see siis tähendab? See tähendab siis seda, et kui eestlased vana kombe kohaselt on üldiselt oma selliseid eluruume ja elamispinda puhastanud selliste vähekene traditsioonilisemat laadi võimalustega. Ja Eestis on ju teada juba ka feng shui võimalused, kus inimesed vaatavad, kas ja kus, ütleme, nende elukohas on parem energia näiteks magamiseks või elutoas lihtsalt lõõgastumiseks või kus oleks parem süüa. Täpselt samamoodi nagu arvatakse, et erinevad värvid meid mõjutavad, siis tegelikult on võimalik seda kõike ka analüüsida nüüd Timewaveri andmebaase kasutades. Meil on võimalik siin vaadata seda, kus on energeetiliselt korteris või ütleme siis elukohas sellised punktid, mida oleks vaja puhastada. Täpselt samamoodi on võimalik seal siis ka paika panna just nimelt selles kontekstis, et kuhu asetada see voodi või kuhu asetada see töökoht või kuhu asetada selline puhkenurk. Ja lisaks sellele on inimesed pöördunud meie poole küsimusega, et kui nad soovivad mingit korterit või ütleme elukohta müüa või osta, siis on võimalik vaadata ka sellisel natuke suuremas plaanis infovälja tasandil, millised on hetkel veel takistused siis ütleme selle korteri või elukoha müümisel. Täpselt samamoodi on võimalik vaadata elukoha ostmisel, kas seal on mingisuguseid nii-öelda varjatud puudujääke ja toetada siis ka ütleme sellist müügi- ja ostuprotsessi. Ja see töötab selles mõttes üsna tõhusalt, et annab ka teatud mõttes inimesele kindluse otsustada, teha oma valikuid kiiremini. Timewaveri töö põhineb sellele, et me analüüsime seda, mis toimub energeetikas. Kui me räägime nüüd konkreetselt maakleri tööst, siis kindlasti on maakleril oluline ka teada mitte ainult ütleme neid puudujääke, mis võiks olla ühel kinnisvaral, aga teistpidi hinnata seda kinnisvara ka õiglaselt. Ehk et mis on see reaalne müügi või ostu hind ja mis selle hinna eest tegelikult siis see klient kas siis saab ütleme ostmisel või siis kui on müügiprotsess, et siis kas see müügihind on siis ka sellele müüjale optimaalne. Timewaveri puhul me saamegi sisestada siis vastavalt sellised väited väljale ja kontrollida, kas on see õiglane ja optimaalne kõikidele osapooltele. No, turuväärtust üldiselt on võimalik ju hinnata üleüldiste parameetrite järgi, mida teevad maaklerid ja mis ongi nende töö. Aga kui võtta sinna juurde veel natukene suurem spekter, ehk et kui me räägime infoväljast ja üleüldisest sellisest ühiskonna infoväljast, siis teinekord on seal mõned sellised nii-öelda peidus olevad nüansid, mida võib-olla sellised tavalised parameetrid ei oska mõõta. Ja kinnisvara hindamise puhul ja müügi- ja ostuprotsessi puhul ongi hästi hea teada ka seda, kas ütleme selline üleüldine infoväli seda toetab või mitte. Kas need reaalsed numbrid müügi- ja ostu puhul on reaalsed, kas infoväljas on need olemas sellisel kujul või peaks enne müügi- ja ostuprotsessi tegema veel mingisuguseid korrektuure.